tere, armas teekaaslane, kuulama, kogema, vaatama kaardilugemist. Enda taas usaldamine, enda intuitsiooni tervendamine. Võib-olla on siin olnud mingisuguseid kogemusi sul, kallis kuulaja, kallis vaataja, et sa oled tundnud, et miski on nagu varjutanud su mõistmist, et kas su mõtted on olnud ühtemoodi, tulemus on olnud teistmoodi või keegi on pahaks pannud seda, kuidas sa mõtled ja sa oled hakanud endas kahtlema, et kuidas see enda usaldamine taastada on selle kaardi lugemise teema. Minu nimi Stella Shakti, tere tulemast minu kanalile. Kellega on au esimest korda kohtuda, siis ma olen Ekstrasens, kanaldaja, Eestis töötanud üle 20 aasta inimkonna teenistuses, võime niimoodi öelda. Põhiliselt siis töötan kanaldajana, aitan ka eraseansside kaudu inimestel taas nende enda kõrgema tõe ja kõrgema teega kontakti saada. Et selline kõrgema potentsiaali äranägemine on olnud minu jaoks väga suur kingitus, mida ma olen saanud siis teistega ka jagada. Et selline suur au on olnud suurte meistrite ärkamise juures abiks olla ja suure rõõmuga ka sinuga täna jagan neid peegeldusi või meenutusi, mida sa ehk juba tead, aga on tore lihtsalt üle korrata, et oleks selline jälg maas, ütleme niimoodi, universumi poolt sinu jaoks. Et see teema põhiline tuum seisneb praegusel hetkel tasakaalus ja mul on tunne, et see sinu intuitsiooni võti ei seisne mitte selles, et sa lähed otsima tõde kas kellegi käest väljapoolt või et sa lähed otsima tõde mingisugusest visioonist, vaid see tõde tuleb sulle ise, kui sa oled kohal, sa oled hästi keskmes, oled ise heas seisundis, kõrges energias, siis kõik vajalikud teadmised ja mõistmised voolavad sulle hästi loomul tasa. Et see, miks see tasakaalust väljaminek on praegu olnud suure tõenäosusega, kuna on olnud suur puhastus hirmude ja stresside vabastus Kundaliini kanalist, mis on sulle õpetanud vaatama kõigele ausalt otsa, et kui sa midagi kardad, siis sa võib-olla varasemalt oled tahtnud olla kas sellest situatsioonist kuidagi kas parem, et ma nüüd, kuidas ma ütlen, nagu tehislikult või natukene nagu tuleb ikkagi survestamisega või kuidagi, et ma valin olla parim versioon iseendast ja seda hirmu mitte tähele panna. Et see hirmu mitte tähele panemine saab nüüd läbi, sest et see kogemus, kuhu sa praegu oled välja jõudnud, seisnebki selles, et sul ei ole vaja karta oma hirmudele otsa vaadata, sest et niipea kui me tunnistame, et mis seda ebakõlalisust meile tekitab või toob, siis selle mustri läbivaatamine, mitte sellest parem tahtmine olla sellest parem või mitte, et see on hirm, see on illusioon, seda ma ei vaatagi, et need mustrid nagu millest me hirmud, mille ees on meil hirm, jäävad meid valitsema. Aga tulles selle asemel tõesse, et ma tunnistan, et ma tunnen praegusel hetkel seda tunnet ja kui ma tunnetan enda sees, kuhu see kogemus selliselt viib, kui ma sellega praegu nõus olen, mismoodi asjad voolavad,
et hirmu pärast ma ei hakka sellele vastu, sest ma kardan midagi ära rikkuda või et ma kardan, et kui ma liiga aus olen, et siis teised ehmatavad ära või jooksevad ära või nagu mis iganes see vabandus või põhjendus on olnud. Aga selle kõige protsessi või õppetunni ülesanne praegusel hetkel, miks sa oled hakanud nendes kahtlema, ei ole mitte selles, et sa võiks ennast usaldada, vaid et sa võiksid ennast veel rohkem usaldada, sest sa ju nägid ette mingisuguseid asju, mida sa ei tahtnud võib-olla vaadata, sest et oli hirm vaadata neid kohti. Aga niipea, kui sa asju nimetad õigete nimedega, siis kõik asjad hakkavad omale kohale loksuma. Et praegusel hetkel on väga oluline seada ise selged piirid, otsused, millega sa oled nõus, millega sa ei ole nõus. Et kui mingid kogemused ei ole nii läinud, nagu sa oleksid tahtnud ja sa tunned sellist kurnatust, väsimust, ületöötamise või ülerabelemise või ülemõtlemise või üle ka teiste inimeste eest vastutuse võtmise väsimust, siis vaata, mine nagu mõttes tagasi sellesse kohta, et kus sa selle looga nõustusid, et mis hetkest sa muutusid nagu selliseks kandjaks, et sa kannad teiste inimeste eest vastutust. Et seal kohal võimalik, et oli mingisugune lõpuni mitte läbi vaadatud arusaamine, et sulle tuli mingisugune mõistmine sellel hetkel, aga sa said võib-olla, ma ei saa öelda, et valesti aru, sest siin planeedil ei ole õigestit ja valestit, aga sa tõlgendasid mingisugust enda saadud sõnumit läbi enda haavakoha ja mitte läbi selle koha, et kui ma ennast täielikult armastan, kuidas ma siis seda sõnumit tõlgendan. Et praegu suure tõenäosusega see kogemus siin, ja see on kindlasti väga jumalikult juhatatud protsess, selles ei ole kahtlustki. Et see jumaliku tasakaalu tagasijõudmine ja enda usaldusse jõudmine on nõudnud või nõuab meilt tõesti suurt enda esikohale panemist ja mitte kahtlemist selles, et kui armastus või nagu elu küsib meilt midagi, siis kus need kahtlused on võimalik, et tulnud varasemalt, olid sellest, et sa arvasid, et kui sa elu palub, et aita kedagi või toeta või paku enda poolt parimat, et see haavakoht ütles, et paku enda arvelt, et sina ei pea natuke aega kõige paremini endast tundma, see oli see haavakoht, mis nii ütles. See tekitas sus vastuolu, sest sa tundsid, et okei, ma võin ju seda nagu heasüdamlik olla ja mulle väga meeldib aidata või mulle väga meeldib pakkuda parimat. Aga sellega ei olnud kõige parem tunne ja tekkis selline nagu vastuolu enda sees. Sealt hakkasid tulema need kahtlused, et seal on see kõige all on olnud üks selline enda intuitsiooni mitte vääriti mõistmine, vaid tõlgendus, mis ei olnud lõpuni tõde, see oli nagu poolest saadik oli tõde. See teadmine, mis sulle tuli. Et see pool tõde seisneski selles, et paku enda poolt parimat, aga see, mis see parim on, mida sa asusid ilmselt siis pakkuma, kas läbi oma teadmiste jagamise või abistamise või mingi laadi nagu teenistuses olemise. Et siin võis olla nagu selline nagu karmaloor sul ees,
mis iganes põhjustel ja siin ei ole nagu süüd, et sa ei pea ennast süüdi tundma või keegi ei pea ennast süüdi tundma, mida me praegu siin kaardi lugemises teeme. Me valgustame lihtsalt seda kohta läbi. Et võimalik, et sa arvasid, et kellegi eest hoolitsemine peaks olema sellele inimesele nagu kõige ette ütlemine, kuidas tuleb teha, et selline natuke nagu kontrolliv hoolitsus. Sest et sulle on seda kunagi pakutud ja võimalik, et sa arvasid alateadlikult, näiteks lapsena sellist kogemust kogedes, et see ongi armastus. Et ma lähen ja muudkui ütlen ette, et siis tee seda ja siis tee seda ja siis tee seda, sest et see on nagu kuidagi hästi sügavalt selline DNA tasandil protsess ja sellest kohast välja tulemine ongi sinu elu ülesanne. Praegusel hetkel sinu elu ülesande järgmine etapp on mõista, et sa saad intuitsiooni kaudu vastused, aga kuidas sa neid lahti tõlgendad, sõltub sinu enda terviklikkuse või sellest astmest, kui tervenenud sa oled, et kui palju sa oled aru saanud, et algallikas ei palu sul kunagi midagi teha sellist, et sinul on halvem tänu sellele. Et võib-olla see nihke koht, mida ma tunnen, kuhu see sõnum sihib praegu, on see, et see, mida sul paluti tollel hetkel anda või pakkuda, on hästi aus peegeldus. Aga kuna siin võis olla mingisugune hirm all, mis ütles, et kui ma nüüd lõpuni aus olen, siis ma kaotan selle meeldiva kogemuse või selle suhte või mingisuguse staatuse või mingisuguse midagi kaotan tänu sellele, sest et nagu see lõpuni tõe usaldamine on nüüd selle uue elupeatüki põhiline sõnum, et sa enam ei kahtle endas. Et see, et kas teised või mina, kumba panna esikohale, seda küsimust sul enam ei ole. Sest sa said lihtsalt nii raske koorma endale selga. Ja see koorem on olnud nii väsitav, et siin ei ole nagu muud valikut jäänud, kui see maha panna. Ja kõigele tagatipuks ei ole see mitte lihtsalt see, et teeme kiiresti ära ja siis see protsess saab tehtud, vaid sa oled ka kannatlikkuse õppetunnis, mis tähendab seda, et sa ei saa seda protsessi kulgemise kiirust kontrollida, mis võib olla sellele kontrollija mustrile DNA-s tohutult ebamugav. Mida ebamugavam see on, seda selgem see on, et see on sinu hinge õppetund, see on üks põhilisi õppetunde, on kannatlikkus. Ja see nõuab, et see kannatlikkus ei tähenda mitte lihtsalt, et ma nüüd istun jalg üle põlve ja ootan, kuni see olukord korda saab, vaid et selles rahunemises ja selles rahus ja selles lõdvestuses hakkab avalduma sinu hästi ürgne olemus, et terve see aeg, kui sa nii-öelda, võime jutumärkidesse panna, ootad millegi järele, mida sa nüüd oled võib-olla kahelnud, et kas ikka tuleb su ellu või ei tule su ellu, sest et niimoodi, nagu sa tahtsid, see ei tulnud. Et see ootuse aeg tegelikult ei ole ootamine, vaid see on ümberhäälestuse aeg. Ehk siis see aeg, mis sul on praegu antud, ennem kui tuleb see järgmine kogemus, mida sa nii-öelda sihtisid või soovisid või tahtsid, siis see aeg on sulle antud, et sa tuleksid hästi
hästi enda ürgolemust selle algessentsiga, selle kõige sügavama, kõige pühama, kõige jõulisema loomulikkusega joondusesse ma tunnen ja selleks on tarvis usaldada maagiaväge ja usaldada seda, et see muutus, mis praegu tänu sellele protsessile toimub ja selle muutusega kaasnevad muutused, mis toimuvad siis nii-öelda sinu välises reaalsuses, sa hakkad nägema, kuidas sa oledki selle kogu universumi kehastus tegelikult. Et see muutus tuleb sellisest huvitav, mulle öeldakse väikluse tasandilt. Et võib-olla varem oli mingisugune uskumus, et kas nii või mitte kuidagi. Selline nagu jõu katsumine eluga, et jõuga vean ennast siit läbi või kuidagi selline nagu survestamine või et ma pean nüüd selle niimoodi kogemusena saama, et see peab kaob ära. Ja selle asemel sa tuled sellesse, et aga nagunii läheb kõik nii, nagu Jumal tahab. Nagunii läheb kõik nii, nagu armastus soovib, siin ei ole vahet, mida ma praegusel hetkel nagu jalgadega trambin või mitte. Et selles kogemuses meilt ei küsita teadlikku edasiloomist, vaid avatust uuele infole, mis tuleb sulle kild-killu haaval, maagilisel moel, et võib-olla on olnud ka endal mingisugune ettekujutus, et vot mul on intuitsioon, siis ma panen silmad kinni ja siis mul hakkab kõik film jooksma, kuidas kõik edasi läheb. Jaa, mingitel juhtudel see võib nii olla, aga see oleks ju lõppkokkuvõttes väga igav, kui see alati niimoodi oleks. Nüüd vahetevahel on nii, et elu tahab sulle näidata seda kõige suuremat show'd, et vot üks infokild tuleb täna siit videost, teine infokild sõidab mul homme bussireklaami peal mööda, kolmas infokild tuleb mulle sealt laulust, neljas infokild tuleb mulle sealt unenäost, et niimoodi nagu pusletükid hakkavad erinevatest kuningriikidest tulema. Võib-olla ka looduskuningriik, taimed, loomad, kiilid on kindlasti väga imelised sõnumitoojad. Et kui sa kuskil kiili näed, kas pildi peal või väljas, siis tea, et see on sulle märguandeks, et peagi on tulemas sulle väga oluline infokild, et ole tähelepanelik märkide suhtes, mis sulle hakkavad saabuma. Et see enese usaldamine, kuhu sa liigud, ei põhine sellele, et sa toetud ainult enda, kuidas ma ütlen, sellele, mida sa meditatsioonis saad, vaid eneseusaldus seisneb selles, et kogu aeg elu kõneleb meiega, et ma usaldan, et kui mul on hea tunne, siis ma lähen õiges suunas. Ja kui mul ei ole head tunnet, siis ma leian midagi, mis mulle tekitaks natuke parema tunde või puhkan või lõdvestun või lähen teraapiasse või teen midagi sellist, et mul oleks jällegi natukene parem olla. Et see eneseusaldamine ei tähenda seda, et ma pean kõigega ise hakkama saama, et nüüd ma olen juba õppinud reikit ja nüüd ma olen juba õppinud kanaldamist ja nüüd mul ei ole enam vaja mitte kuhugi minna, mitte kellegagi rääkida, et see ei ole nii. Et müntide 3 räägib sellest, et on vaja hoida nagu sellist energiavahetust ja sa tunned ära õigel hetkel, kellega kus rääkida või suhelda või millist puud kallistada või millal minna päikseloojangut vaatama, et sa kogu aeg usaldad, et läbi energiavahetuse voolavad järgmised infod. Ja huvitav, et siin kaardipakis on müntide baas sellise lumehelbe hoidjana
et mida ma tunnen, on see, et on olemas üks selline kindel struktuur sinu elu saatuses. Ja see ei ole selles mõttes lumekristall, et see sulab ära, vaid selles mõttes, et mida ma tunnen, mida see praegune voog tahab öelda, on see, et sa ei saa valesti teha, et sa ei saa eksida, sa ei saa mööda panna või sa ei saa nagu oma saatust ei saa ära rikkuda, ütleme siis niimoodi. Et see struktuur on juba loodud, põhikondikava on juba paigas, öeldakse niimoodi. Ja skelett on juba olemas, et niimoodi nagu kui sa näiteks lendad Tallinnast Pariisi, siis sa ei pea mõtlema sellele, kuidas see lennuk ehitatud on, millega sa sõidad. Sa ei pea mõtlema sellele, kui palju muru on Saksamaal ära niidetud, millest sa üle sõidad. Et sa ei pea seda analüüsima. Et sa tead seda järgmist nagu tunnetust, kes sa oled selles uues olekus, kui sa oled kogu maailmaga üks. Et seda enesetunnet, et ma olen oma unistuste täitumisega üks. Et need unistused ongi juba täitunud, ma olen nendega üks, lihtsalt see, kuidas see protsess nüüd siit ajaliinilt või siit kogemusest sellele ajaliinile või sinna kogemusse liigub, ei pea alluma nagu minu ma ei pea seda teadlikult läbi mõtlema, et see on samm-sammult liikumine, mida juhatab armastus, mida juhatab kõrgem vägi, millega ma olen joonduses, kui ma olen tasakaalus. Ehk siis ma olen õigel ajal söönud, ma olen puhanud. Need on nagu sellised vundamendiplokid, mis meil aitavad hoida ennast tasakaalus. Muidugi igaühel on oma erilised nüansid ka selle kogemuse juures, et mida sinul tasakaalus olemiseks vaja on. Et tasakaal tähendab minu jaoks seda, et Jumal on minu sees ja kõik, mis minu ümber on ka Jumal. Ja selles kogemuses ma olen kogu aeg juhatatud selle jumaliku essentsi poolt. Ja kui ma ei tunne seda juhatust või ma tunnen, et ma kuidagi kaotsi läinud, siis ma katsun nii palju tulla sisevaikusesse ja lõdvestusse kui võimalik. Mina kasutan selleks hingamisharjutusi, joogat ja mediteerimist. Ja täna just kuulasin ühte oma meditatsiooni ja nautisin üle pika aja seda, et peale esimest paari lauset ma kadusin täielikult kuhugi täiesti teise dimensiooni ära, nii et sellest meditatsioonist ärgates tundsin jälle väga tugevat intuitsiooni juhatust, mida edasi teha. Et see teekond nõuab meilt julgust, mitte kaotada oma usku. Et lihtne nagu faktidele toetudes öelda, et näe, ei õnnestunud või näe, see ei läinud nii, nagu ma tahtsin või näe. Aga see faktidele toetumine on kõike muud kui usu hoidmine. Usk tähendab siis, et ma hoian lootust ja avatust ka siis, kui fakte veel ei ole. Ja sõna on veel. Et see on selline uhkuse meel, kes ütleb, et mul peavad alati olema kõik asjad teada, kõik asjad reas, sellepärast, et uhkuse all on alati hirm, on ju. Et mida me oleme siis kartnud? Oleme kartnud rahuneda, oleme kartnud lõdvestuda sellesse kohta, et ma ei pea teadma, et see, kes minu eest hoolitseb, ongi algallikas, on armastus, on Jumal ise. Ja kui ma ei luba endal kogeda armastuse enda suhtes, siis ma
võiksin tegeleda oma tunnete läbitundmisega, kuni ma tunnen jällegi armastust. Armastuse suhtes ma ei pea tundma armastust teise inimese või loomade või mis iganes. Ühesõnaga, sa võid tunda armastust ükskõik mille või kelle suhtes, aga kui sa jääd ootama armastust, et armastus on siis, kui vot see inimene mulle sõnumi saadab või see inimene helistab või see projekt õnnestub, siis see ei ole armastus, siis see on sõltuvus. Armastus on siis, kui ma armastan, mina kiirgan armastust, ükskõik mida teised teevad või ei tee, saadavad sõnumeid või ei saada, võtavad ühendust või ei võta. Et siin see hüljatuse hirm, et ma kardan, et kui ma ise ei kontrolli, et siis kaob nagu, siis laguneb kõik laiali. Et siis tasuks tegeleda selle hüljatuse teema tervendusega. Kuidas mitte ennast hüljata, ükskõik mis on, et ma ei jäta ennast maha. Et see on kõikide hüljatuste selline tuumhaav, ei ole mitte selles, et see teine inimene läks ära, vaid sellel hetkel, kui teine inimene näiteks ära on läinud, siis mina hülgan ennast. Ei hoia ennast sellel hetkel, aga isegi kui sa vaatad oma ruumis näiteks ringi, kus sa oled oma toas ja vaatad, sul on seal võib-olla mingid padjad, diivan, mingid pildid seina peal, kardinad. Nüüd oletame, et keegi võtab ühe kardina ära. Okei, tuba on veits lagedam ja võib-olla tühjem ei ole nii hubane, aga see ei ole maailma lõpp, eks ole. Et samamoodi ka teiste inimeste valikud või nende käitumised, kui need mõjutavad meid rohkem kui see, kui siit toast võetakse üks ese ära, siis see näitab seda, et me oleme liigselt klammerdunud olnud, ei usalda algallikat lõpuni. Ja muidugi, kui kellelgi on väga raske leinaprotsess pooleli, siis ma ei taha öelda, et ei võiks neid tundeid tunda. Muidugi võib, aga see näitab lihtsalt. Ja ma ütlen eelnevalt, et mul on väga kahju, kui keegi kogeb praegusel hetkel väga raskeid leinatundeid. Ma tean omast kogemustest ja väga paljudest kogemustest, kui crazy see protsess võib olla. Sellisel juhul ma soovitan kindlasti leida mõne nõustaja, kes aitab selle protsessiga toime tulla, kui see on selline sügav ja värske ja väga haiget tegev protsess. Ma ei taha siin kuidagi vähendada, et ära siis tunne, vaid ma räägin praegusel hetkel üleüldiselt sellest, et klammerdumine loob kannatused. Kui me usaldame voogu, et kui Jumal parasjagu ütles sellele inimesele, et praegu ei ole aeg siin olla, sul on vaja olla kuskil mujal, teha muid asju, aktiveerida, aidata siin planeedil aktiveerida mingisuguseid valgusliine kuskil mujal. Ja sellest teie armastus või teie kogemus ei vähene. Siis kui mina jääksin seda kogemust taga nutma, et miks seda ei ole või miks seda kogemust mu elus praegusel hetkel ei ole, mida ma tahan, siis sellel hetkel ma kaotan ühenduse iseenda missiooniga. Et siis on vaja ennast võtta sülle, hoida ennast, kallistada, kaastundega üle ujutada ja öelda, et ma usaldan, et praegu peabki kõik täpselt nii olema, nagu praegu on. Sest et selles protsessis, kus me oleme mingis kogemuses võimalik, et nagu rohkem üksi olemisse suunatud, ei tähenda seda, et meid on karistatud üksindusega, vaid see tähendab seda, et see aeg on meile antud, et me tuleksime sügavamasse äratundmisesse enda sees, iseenda kohta. Mitte otsida nagu järgmist valideerimist, kinnitust väljast poolt, vaid leida enda seest see lõvitar, see hunditar, see ürgolemus, kellel on nüüd selgemad arusaamised iseenda kohta.
enda vajaduste kohta, enda visiooni kohta. Et võib-olla see protsess siin ongi olnud selleks, et mitte et sind kõigutada su unistuste täitumise teelt kõrvale, vaid selleks, et sa täpsustaksid, kinnitaksid enda kogemuse. Ja see kogemuse kinnitamine peab olema algallikaga kooskõlas, et see saaks täide minna. Sest muidu isegi kui see läheb täide, siis see läheb jälle uppi, kui see ei ole terviklikkusega kooskõlas, kui see ei ole sinu enda kõige kõrgema versiooniga kooskõlas, siis see varem või hiljem murdub ja moondub jälle, kuniks sa tuled täielikku alistumisesse, mitte allaandmisesse elu suhtes, vaid alistumisesse armastusele. Et sa tunnetad, kes sa päriselt oled. Ja sa hingad kõik selle välja, kes sa ei ole. Et kõik selle harjumusest või lapsepõlve traumadest tingitud kogemuses sa kõik selle nagu koorid maha. Võib-olla ongi hea teha sellist nagu isegi sümboolset protsessi. Minule väga meeldib meresoola ja õliseguga koorida nahka. Et miks mitte teha selline sümboolne vana naha mahaajamine, et kõik vanad kihid, millega ma olen ennast tagasi hoidnud, ma kõik lahustan need. Annan need kõik tagasi algallikale. Ja teen ruumi uuele. Et see uus, kuhu ma sisenen, seal ei ole enam kohta, kus ma tunnen, et ma olen kuidagi kokku tõmbunud või ennast vähendanud või et ma pean kuidagi olema keegi teine, kui ma tegelikult olen või kuidagi käituma mingil moel, mis ei ole tegelikult üldse minuga, minu hea tundega kooskõlas. Ja ma ei tea, miks mulle tuli praegu meelde Eesti ma ei tea, kuidas Eestis öeldakse suunamuti ja Susanne Hunt meelde, et kui raske kogemus võib olla elada nii. Ja ma ei ole kunagi varem tundnud selle kaunitari, minu arust väga äge tšikk. Ma ei hakka mina ei ole kellegi üle kohtumõistja, ma lihtsalt imetlen nii tugevaid natuure, mida ta on praegusel hetkel oma elus läbi teinud. Ja sellest kirjutatakse suurelt ajalehtedes, et selle juures peab inimesel olema meeletult hea närvisüsteem. Ma tunnen, et kõige sellega toime tulla. Aga mul on tunne, et üks asi, mida me saame õppida, või vähemalt mina olen tundnud, et ma saan õppida inimestelt, kes on hästi bravuurikad, on see, et mis siis, kui mingid asjad ei läinud nii, nagu oleks tahtnud. So what? Nüüd läheb elu edasi. Ma võtan selle kogemuse ja lähen sellega edasi ja see on okei. Et lahendused tulevad nende jaoks, kes lubavad endal olla. Ükskõik, kas ma kukkusin, ma kukkusin porist ja mis siis? Nüüd tõusen püsti, pühin ennast puhtaks ja igavene tolvan, kes mul sinna porilompi lükkas näiteks, on ju. Aga ma ei jää selle pärast sinna porilompi nutma. Et sellised inimlikud protsessid, mis meie eludes toimuvad, võivad väga palju tekitada tunnet, et kui ma olen nii alles, tsiteerin mõningaid inimesi, kes on tulnud kas õppima või see on selle, et ma olen alles selles kohas, et Stella, sa oled juba seal, aga ei ole siin ja seal. Meil on igaühel omad mingid mustrid, mida me läbi närime. Võib tunduda, et teistel on nii hästi. Aga tegelikult on kõikidel inimestel mingisugused omad kohad, mida me õpime ja õpime ennast usaldama.
ja ma olen lihtsalt vaatamata sellele, et ma olen elus korduvalt kena käinud, ennast taas kokku, taas ühte tüki kraapinud ja edasi liikunud, et see kõik, mida ma olen kanaldanud ja need raamatud, issand, kui te vaid teaksite, mis protsesse ma olen läbi teinud, et neid raamatuid kanaldada, et need palved tuleksid selliselt läbi, on olnud kõike muud kui meelakkumine. Ütleme, meelakkumist on ka olnud, aga on väga palju neid kohti, mis on väga pimedad kohad, et saaks luua just need palved, et sealt pimedusest välja tulla. Kes tahab, siis mu koduleheküljelt te leiate praegu mu raamatute soodustellimise ka, et teen siin praegu sellise suvise sooduka, et saate super soodsalt kingitusteks endale raamatuid, kes soovib. stellashakti.com leiate need raamatute tellimised. Aga ühesõnaga, see enda usaldamine ei tähenda seda, et sa ei oleks enam inimene ja sa ei kogeks enam neid tundeid või et sa pead olema kuidagi rohkemat kui see, kes sa oled, või sa pead mingi diplomi saama, et sa oled, et nüüd sa võid ennast usaldada, vaid enese usaldamine tähendabki seda, et ükskõik mis juhtub, ma tõusen püsti ja ma liigun edasi ja ma liigun edasi armastuse toel. Mina valin edasi liikuda nii, et Jumal isiklikult kannab mind oma kätel ja ma isiklikult näen oma silmadega, kuidas Jumal seab kõik asjad minu elus korda. Head uudised on meile garanteeritud. Selleks, et sellele häälestuda, vaja puhata, lubada endal olla. Intuitsioon avaldub läbi olemise. Ma lihtsalt luban endal olla ja kui ma tunnen, et ma ei suuda kuidagi olla, sest nii raske on, siis andestada endale, et ma olen nii rasked õppetunnid valinud, ma annan endale andeks, ma annan kõigile andeks, kes ei teadnud, kuidas mind paremini kohelda või kes ei teadnud minu tegelikku väärtust, sest nad ei teadnud enda tegelikku väärtust ja seda, et ma ei näinud, et nad ei näe enda tegelikku väärtust. Seisnes selles, et ma ei näinud enda tegelikku väärtust, kes oleks võinud varasemalt läbi vaadata, kui palju ma tegelikult väärt olen. Ma loodan, et see mõttekäik on arusaadav. Aga see enda teiste väärtustamine on nüüd tasakaalus selles suhtes, et mitte ainult teised ei ole väärtuslikud, vaid mina olen ka. Ma olen ka tähtis. Kuidas ma ennast tunnen, on ülioluline. Ja niipea, kui ma olen päriselt selle pedaali põhja vajutanud, et ma olen ka oluline. Mitte see, et teised on tühised ja mina olen nüüd mingi ainukene juhuhuu, vaid see, et me kõik oleme kõik võrdsed elu silmis. See tähendab, et ma olen ka oluline. Ja mina valin seda elada, mitte ainult tõena tunnistada, vaid ma elan seda. Vaata, kes siis hakkab piiluma siit nurga tagant karikate kuningas pöörab ennast õiget pidi. Universum on seda oodanud. Universum on seda nii oodanud. See on väga valus protsess olnud. Et seda õppida enese väärtustamist on vaja olnud, et keegi on nagu niimoodi südame murdnud. Et võib-olla on tükk aega tunne olnud, et ma ei tea, kas ma suudan hingatagi. Ja kõige karmim selle kõige pulli lõpuks on see, et kui me saame aru, et ma olen ise enda südame murdnud sellega, et ma ei väärtustanud ennast rohkem, ma ei kuulanud ennast, ma ei uskunud endasse, siis selles tunnistamises, et mul on osalus selles protsessis, me teeme ülestõusu, see on süütusesse ülestõusmine, mitte see, et ma olen süüdi ja nüüd pean kannatama, vaid see, et vot sihuke asi juhtus.
ja ma valin kõik need süütunded ja häbid, luban endal tunda ja luban need tagasi Jumalale, tagasi algallikale anda. Isegi kui ma ei usu Jumalasse, ikkagi annan, Jumal näita, kuidas see halastusse tulemine käib. Sa ei pea isegi lõpuni uskuma, piisab terakesest, kas või mängulisest uskumist, kas või natukene Jumalaga rääkimisest ja Jumal juba vastab meile. Ja siis sa saad aru, sest kui sa päriselt räägid armastusega, kui sa päriselt räägid Jumalaga, nagu päriselt räägid, mitte, et ma homme midagi kirjutan päevikusse, vaid et päriselt mul on nii valus. Ma ütlen Jumalale nagu aita mind, mida hekki, mis toimub. Sa hakkad nägema, mis su elus hakkab toimuma. Need kogemused ei pruugi tulla kohe ja sekundi pealt ja ülehomme on nagu kõik juba roosa mannavaht. Vaid sa hakkad nägema nagu neid väikseid sammusid, väikseid kohti, kust hakkab tulema leevendus, natuke kergendus, natuke tervendus, natuke rohkem toetust, natuke rohkem selgust, natukese haaval moodi kübemekese haaval. Hakkad nägema, kuidas see pimedus, kus sa oled kasvanud, see teadmatus, kus sa oled tulnud, et ka selles kohas on nii võimsalt algallikas kohal olnud. Vaatasin, et kas ikkagi telefon salvestab, kui mõtlesin, et pikk jutt maha räägitud. Et algallikas, Jumal, kas sul on armastus, kas sul on veel mingeid sõnumeid, inglid, üles tõusnud meistrid, kuulajatele, vaatajatele praegu? Enda eest hoolitsus võrdub investeerimisega oma helgesse tulevikku, on lõpetuseks sõnum. Need magamata ööd, need väsimusest, kurnatusest, ülemõtlemised on kõik lapsepõlve teemad. Ma olen kohe, mida teha? Öelda, minu minevik ei määratle minu tulevikku, ükskõik mis mu minevikus on olnud, ükskõik mida mu pea kokku jahvatab. Mäletate see lumekristalli pilt siin, kus see oli? See kristall on juba, struktuur on paigas. Otsin selle kaardi kohe välja siit. Kus on meie struktuurikaardikene, palun? Struktuur on juba paigas. Ma ei saa oma saatust ära rikkuda. Tulevad mingid X-mõtted, ütled, see ei määratle minu tulevikku. Nendel energiat ei ole võimu minu üle. Minu armastust ja minu saatust ei saa varjutada mitte ükski pimedus. Mitte ükski illusioon ei saa segada minu kõrgema potentsiaali väljendumist. Ja see ongi see suur töö, mida me praegusel hetkel oleme tulnud siia planeedile tegema, planeedi hüvanguks ja planeedi sageduse tõstmiseks tooma, selleks, et me kirjutame oma teadvel olekuga need illusioonidesse takerdumised lihtsalt üle. Minu tulevik ei põhine minu minevikul. Minu minevik ei määratle minu tulevikku. Minu kõrgem elusaatus on armastuse kätes ja armastus suunab mind samm-sammult. Ma usaldan ennast, et nagu kass maandub alati jalgadele, maandun mina alati oma kõrgema potentsiaali kogemusse, sest nüüd ma ei ole enam üksi, ma olen armastusega koostöös. Ma austan
enda hingevalikut. Ma olen endaga aus. Ma tean, et minu jaoks laheneb alati kõik suurepäraselt. Ma valin olla enda ja teistega nüüdsest nii lõpuni aus, et kohe on oldud. Mitte ühtegi kogemust ega asja ei kavatse teha enam halva enesetundega või pooliku tundega, sest ma armastan ennast tingimusteta. See on olnud väga suur tervenemine, mis siin on toimunud. Ja see enese usaldamine on kõiksuse usaldamine, sest me oleme kõigega üks. Armastus võidab alati. Ükskõik, kuidas praegu asjad välja näevad, ignoreeri. Armastus võidab alati. Me ei pea teadma, kuidas, aga lubame sellel avalduda loomuldasa. Ma tahan veel lõpetuseks võtta siit veel, tuleb tunne jumaliku naisenergia pakist ka palume, mis aitab seda usku, enese usaldust hoida. Nii vankumatuna, et isegi enam nagu ei tule mõttessegi hakata endas kahtlema. Kindlasti on see võimalik. Võimalused on lõpmatud, sest su hing on lõpmatu. Ma loen siit lähemalt. Nii, palume kõigepealt sisukorra jaoks oleks eraldi sisukorda vaja, kus see asub. Ma ei saa sellel kaameral panna pausile ka. Joogem korra lonks vett vahepeal, ma otsin kohe õige koha üles. Sisukord. Lõpuks leidsin sisukorra. Tubli. Saab veel asja, kui külm ära ei võta, nagu öeldakse. No nii. Tundub, et siin on olnud papp, kes on olnud naissoost, Joan, kes räägib sellest, et kõik on võimalik. Populaarse legendi kohaselt oli siis naissoost papp, kes elas 9. sajandil. Väga kõrgesti haritud naine katoliku kirikus Roomas, kes kandis meeste riideid. Et ta saaks oma kallimaga koos olla. Intelligentne, arukas. Ta tõusis kiriku hierarhias kõrgele ja teda valiti lõpuks papiks. 3 aastat peale seda, kui ta oli valitsenud, tema õpetusstiil oli siis püha tee. Tema sugu paljastati dramaatiliselt, kui ta sünnitas ja šokeeris sellega kogu rahvast. Üks legend räägib, et ta tapeti peale seda ja maeti sellesse kohta, kus ta oli sünnitanud. Teine versioon räägib siis sellest, et ta pidi siis põgenema. Tema poeg, kellest sai siis ostja piiskop, temast sai siis piiskop. Ja kuigi selle naise nimi eemaldati pappide nimekirjast,
tulevikust pidid siis erinevad kardinalid enne papiks valimist istuma mingil spetsiaalsel istmel, mille järgi tehti kindlaks nende sugu. Aga vaatame, miks see kaart võis siis tulla. Et meil on lihtne takerduda sellesse mulli, mida me arvame, et on võimalik. Aga tõde on selles, et kõik on võimalik. Meil on raske ette kujutada, kui palju jumalik energia tahab meile pakkuda meie eludes. Palju enam, kui me oleme isegi lootnud. Selle Joanne'i lugu meenutab meile, et isegi kui me arvame, et miski ei ole võimalik, siis ikkagi on. Või isegi veelgi enam, et kui meie hing soovib midagi, siis tegelikult elu soovib meile anda isegi rohkem, kui me oleme arvanud. Papp Joanne'i lugu räägib meile usaldusest. Et mida sa enda kohta usud? Palun, vaadake, missugune võimas puent, ma ütleksin, meie kogu jutuajamine on olnud enese usaldamise kohta ja selline sõnum tuleb. Usalda, et sinus on olemas kõik, mida vaja. Et ära usu või ära toetu sellele, mida sa praegu enda ümber näed. Hoia usku. Tea, et sinu asjaolud, milles sa praegu arvad ennast olevat, muutuvad. Alusta uskumist oma kõrgema eluvisiooni. Oma kõrgemasse eluvisiooni. Arenda, kasvata oma võimet seda näha või tunnetada. Ma ütleksin, et see tunnetus on kõige olulisem, et kes ma tunnen, et ma olen oma kõrgemas visioonis. Tunneta seda kõikide oma tajumeeltega. Ja tuleb ka see päev, kus see päriselt avaldub täies mahus. Et inimese individuaalne mina on limiteeritud ja elab nagu sellise mulli sees. Aga selle asemel on vaja keskenduda enda hingele. Siis sellisel juhul see mull puruneb, kõik kaob, mis on meid takistanud. Usalda, et sinu hing teab, mis on võimalik. Et see on selle võimsa hinge õpetus meile. Vau. Täitsa uskumatu lugu, aga vot selline lugu. Tundub, et sellega on meie ring täis. Enese usaldamise, ma ütleksin, enese mitte usaldamise mull on loodetavasti muutunud olematuks või vähemalt väga hõredaks, nii et sa saad sellest mullist nüüd kenasti välja tulla ja tulla sellesse kohta, et ausus lükkab kogu aeg see, mida sa päriselt tahad, see ausus lihtsalt lükkab valgusena kõik selle pimeduse minema. Tõde on jõud, tõde on armastus, tõde on väljapääs, tõde on võti, tõde on lahendus. Tõde oled sina oled tõde. Usalda ennast. Õnnistused ja suur aitäh vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Aitäh kallid vipitele toetuse eest. Olge õnnistatud ja maagilist voogu.